Jo, oleme Krissu maakohas puhkusel põhimõtteliselt mõned päevad. Kolgaablas siin on üks äge sükke maakodu, siin on täiega ilus loodus, suhteliselt merele lähedal. Ilm on sükke veits tormine ja mitte nagu kõige parem, aga mis siis. Ja ega midagi selles suhtes, et meatheadid nagu me oleme, valmistume siis vaikselt siin võistlusteks. Mõlemad hakkavad vaikselt nagu diet brainiks kätte minema. Mis see tähendab on see, et põhimõtteliselt kerge sükke letargilisus tuleb sisse. Päris huvitav on, ma pole kunagi Krissuga seda koos teinud, et see nagu see nii-öelda ettevalmistuse protsess, et seal on enesetunde mõttes on seal selline kindel nagu käib klõps ära mingi hetk, kus kohast edasi nagu hakkab siuke perioodiline energiapuudus tekkima ja sealt tuleb mängu nagu siuke suhteliselt tugevalt, tuleb siuke vaimne siuke enesedistsiplineerimine, et kuidas sa hoiad seda distsipliini, et endiselt päevalt oleks nagu kõik vajalikud asjad tehtud, et see sportlik siis ütleme tulemus tuleks nagu maksimaalselt hea. See on jumala huvitav tegelikult. Mis see oli, Kristoffer? Kõrvilaid. Kõrvilaid või? On head kõrvilaid või? Äge. Kristoffer, mida sa fitnessist arvad? No kulturism ja fitness. Su õde tegeleb sellega? Oled fänn ei ole või? Ei. Miks? Kuna mind ei huvitasiks seda seda. No laada. Kuule, Krissu. Kristoffer ei huvita see, millega sa tegeled hobina. No laada. Aga mis sulle ei meeldi selle puhul? Kogu aeg trenni tegema, siis hakkab veel Instagramis neid naisi näitama, kes teevad seal kogu aeg jõusaalis trenni ja. Sööki vaatab kogu aeg igal pool ju. Oled seda ka verganud või? Kogu aeg söögi pilte vaatab. Suht imelik ju. On head krõbinad või? Mis krõbinad on? Mis nimi neil on? 3 sõpra. 3 sõpra jah, normaalne. On seal mustikad või? Jaa. No äge. Tulime Krissuga siia Kolgaaba juurde metsa. Mis mets see on, Krissu? Mis see koha nimi üldse on? Kolgaaba metsa. On siukes olemas või? Sellel rajal ei ole mingit nime vist. Ma ei tea. Siit vastu tuleb, siis saame teada. Siit ei tule vist siit vastu. Siin on see rabarada on lähedal. Mina ei tea. No mis kõrval praegu, aga. No laadna. No mingi koht on. Teeme samme ja sõnaga. Tegelikult me tulime ikkagi nagu loodusesse ja muuseas saame sammu ka siit. Kehalist aktiivsust. Selle energiapuuduse kõrval üks levinumaid asju, mis nagu aeglustuvad, ongi see siis mittetreeninguga siis seotud kehaline aktiivsus. Ja ehk siis siuke letargilisus tuleb sisse ja see natukene vähendab seda ka energiakulu. See on see, kus keha ennast kaitseb siis selle nälgimise eest põhimõtteliselt. Ja siis on just hea, kui kehalist aktiivsust üleval hoida, et eraldi nagu igapäevase liikumisega. Krissu, kuidas sul siis siiani enesetunne on? Suht okei on praegu tegelikult. Diet brain on ka vahepeal või? On küll jah. Vahepeal kiilon kinni. Kuidas see väljendab nagu igapäevasel? Kus sa kõige rohkem tunned seda või? Ei tea, kui ma pean rohkem mingid mõttetööd tegema, siis ma lihtsalt olen nagu aeglasem. Jaa, nõus. Mul on täpselt sama asi. Aga praegu on puhkus olnud, nii et praegu Siis... on lebo. Praegu pole pidanud palju mõtlema. Jah. Alles tuleb. Jah, siis kui tööle tagasi võtta läheme. Nõus. Krissu, kas sul see energiapuudusega seoses, kuidas sul termogenees on? Minul näiteks on niimoodi, et praegu hakkas see pihta, et suht külm on suht tihti. Isegi kui on soe tuba, siis mul on ikka külm. Kuidas sul on? No, mul on toas on veel okei. Aga täna on küll päris külm tegelikult. Ma tunnen, et kohe, kui on juba selline 16 kraadi, alla 20 kraadi, siis on küll, et käed ja jalad külmetavad. Aga Kristoffer ütles ka, et mul on nii külmad käed. No sul on juba niisama termoregulatsiooni probleeme, et sul jäseme otsad on igat pidi nagu lillad ja sinised, vaata. Veri väga ei liigu. Aga nüüd see muidugi võimendab lihtsalt, vaata. See energiapuudus. Seda küll, see käib asja juurde. No sul on ikkagi suhteliselt nagu algusjärgus asi, vaata. Sul läheb alles nagu... Sa alles lähed sinna rabbit hole'i, vaata. Mul alles läheb hulluks. Jah.
selles mõttes mul praegu juba vaikselt kerib. mul on lillepidu praegu. Pull on. Mis sulle, Krissu, selle protsessi juures kõige rohkem meeldib või mis sulle nagu adrekat pakub või mis see nagu põnev selle asja juures on? Miks teed seda? Tüüpiline küsimus. Miks tüüpiline? Ma ei tea, see on nagu jälle mingi uus eesmärk, mida vallutada nagu hobi korras. Okei. Peab ikka pinget elus olema. Siukest haiglast pinget muidugi mul võtta. See on päris hästi öeldud tegelikult. Sest ta on küll omamoodi nagu, sa ei tunne ennast väga. See on normaalne ju tegelikult. Nagu päriselt. Nagu inimest, või noh, ses suhtes, et... Ma arvan, kumbki vist ei tunne ennast normaalse inimesena. Aga samas see on nagu fun. See on nagu täiega fun. Tegelikult on täiega fun, jah. Ja fun on see, et nagu kui väljas sa oled sellest nagu normist vaata. Ja sa saad nagu... Ma arvan, et tegelikult igasugused mingid triatloni vennad ja mingid kõik, kes nagu, kelle spordiala või mingi füüsiline nagu tegevus nõuab nagu mingid väga suurt vaimset pingutust, vaata. Kõik elavad nagu seal kergesti nagu adrekas, kus sa tunned igapäevas, et see ei ole nagu normaalne, vaata. Vaata, trenni niikuinii nagu teed, aga mul on pigem võib-olla see, et mulle meeldivad ekstreemsused. Mis see tähendab? Ei, no selles suhtes, et mulle meeldibki vahepeal olla piina või noh, et no kas või... Kannatada või? Jah, võimalik. Ma ei tea, sest see toob nagu mugavustsoonist välja või nagu siuke... Mu kaamera skills on praegu siuke, sest mul on õlg nii täis selle telefoni hoidmises praegu. Lõike see välja, mulle see ei meeldi. See jääb sisse 100%. Ei jää. See jääb 100% sisse. See jääb 100% sisse, me vilime praegu edasi. Nii, Kris, me teeme mõlemad esimest korda koos seda pulli, seda keharasva ekstreemset vähendamist. Kuidas sa hindad? Kuidas selle koos on siin olnud teha vähemalt? No tegelikult me ei ole nagu, veits oleme nüüd. Mitte väga pikalt ei ole teinud. Nüüd juba veits oleme teinud, jah. Mõlemad oleme siukses nagu energiapuuduse ja nii edasi. Kuidas sul on võrreldes? Vaikselt hakkab kruttima või? No jah, mul juba krutib päris korralikult. Ma ei tea, sul võib-olla nii olnud ei kruti veel. Ei, mul ei kruti veel. Jah, aga kuidas sa hindad praegu seda? Kas on kergem teha, raskem teha? Võrreldes sellega, et üks nagu on normaalne inimene ja teine siis on Auschwitzis omadega. Ma ei tea, minu arust on kergem. Minu arust. Aga no samas on suhtes 2 inimest. Ma ei ole veel nii kaugel ka oma selle nii-öelda prepiga. Bikiini fitness prep. Nii äge! Ma tegelen bikiini fitnessiga. Tšau, tüdrukud! Kalistame! Me kõik tegelen bikiini fitnessiga. Tegelikult on kergem küll. Minu arust ka. Selles suhtes, et me teeme kõike koos niikuinii. Me teeme kõike koos. Me teeme kõike koos. Kunagi oli mingi pesupulbri reklaam sel teemal või midagi suhka. Okei, vaat tule. Räägi edasi. Ei, ongi. Me oleme samal lainel ja seetõttu on minu arust kõik kergem. Jah. Ei teki mingeid mõttetuid vaidluseid, külmkapi sisu on mõnusalt igav. No seda küll, jah. Tavai nõus. Ei ole mingeid ülearuseid toiduaineid, mida seal ei peaks olema. Vaata, minu jaoks võib-olla kõige keerulisemad need ülearused toiduained. No jah, minul on nagu... Minu jaoks on küll ahvatlused need, kui kuskil köögikopis on mingid šokolaadide värgid. Ma mõtlen ausalt, minu jaoks on see nagu... Ma arvan, et sina oled distsipliini mõttes isegi, ma arvan, kuidagi nagu... Parem. Mul on kõvasti lihtsam, kui kapis ei ole need mingid šokolaadised asja. Seda on näha ju. Kohe midagi on, sa kohe lähed. Mida? Kohe lähevad. Aga jah, mul omalt poolt on ka tegelikult kõvasti lihtsam koos teha siiani. Sellepärast, et see... Muidu nagu üks partner nagu peab kogu aeg nagu... on normaalne olla. Ja igav on nagu kõht on täis. Sest nii palju energiat, et tahaks kohe midagi teha. Teine on siuke kuivikne. Ja praegu on nagu mõlemad on siuksed nagu, et ma ei tea, teeme trenni ja kardit ja siis puhkus ja seo. Ja söödki vähe ja oledki väsinud vahepeal rohkem, kui normaalne inimene on.
kõik nagu klapib selles mõttes palju paremini, vaata. Ahah. Et ma olen 100% nõus. Et see on päris fun nagu ettevõtmine meil praegu nagu. Aga ma millegipärast arvasingi, et koos on mingid nüansid nagu kergemad ja paremad. Aga samas, eks ole näha, sest veel on minna. Veel on minna. Võib päris hulluks veel minna. Faite veel tuleb. Me lõpus oleme jõhkrad raksas. Mis asja raudselt ei ole midagi tegelikult. Me teame juba ette ära, et meil see kuidagi see klapp on siuke, et nagu suht nagu sujuv. Smooth nagu see värk. Pigem saab palju nalja ja niisugust muud huumorit. Sama. No prima. Päev on õhtusse jõudnud ja tõmbame videole ka otsad kokku. Kui sulle sisu meeldis, pane videole like, pane kanalile subscribe ja siis vaatame jooksvalt edasi, kuidas kõik protsess edasi kujuneb ja kuhu me sellega välja jõuame. Cheers, olge mõnusad!